Küsimus mu postkastis. Mu lapsel on atoopiline dermatiit. Ja kui ma olin ära, siis ta ei sügelenud ja nii kui ma koju naasesin, hakkas ta sügelema. Et huvitav, mis võib olla see juurpõhjus? Ise küsid, ise vastad, sina ise oledki juurpõhjus. Lapsed on imelised peegeldajad. Nad tajuvad energiat kaugele. Ja nad on nagu väiksed käsnakesed, kes korjavad üles kõik selle, mis on nende ümber koduseinte vahel. Ja kui lapsel on mis tahes sümptom, siis siinkohal tuleb vanematel ausalt endale otsa vaadata, aga milline vanem tahab endale otsa vaadata? No ei taha ikka küll keegi otsa endale vaadata, sest siis sa pead hakkama iseennast ju muutma. Lihtsam on muuta last, lihtsam on muuta ühiskonda, lihtsam on muuta kedagi teist, aga jumala eest mitte iseennast. Saad küsida endalt, mis energiat ma peale panen lapsele, mis energiat ma ise kannan alateadlikul tasandil, mis hirmud minu sees on, mis tunded minu sees on. Kõike seda hakkab laps peegeldama. Ja laps peegeldab sellepärast, et sa ise keeldud nendele asjadele otsa vaatamast. Ja lapsed on imelised õpetajad, no nemad on tulnud aitama sind sellest jamast välja. Nad on nii-öelda tulnud korrale kutsuma sind ja mitte kunagi vanem ei ole see, kes peaks last õpetama, vaid laps on tulnud vanemat õpetama. Ja alati, kui lapsel on mis tahes sümptom, siis vanematel on vaja peeglisse vaadata. Ja nii kui nad hakkavad peeglisse vaatama päriselt, ausalt otsa, saab lapse sümptom hakata kaduma. Nii lihtne ongi. Elu on lihtne. Kuidas tuvastada ise sümptomi juurpõhjust, kommenteeri postituse alla sõna juur ja alusta juba täna enda tervendamise teekonda.